tere! Selle videojuhendiga näitan ma teile, kuidas on võimalik lihtsamal viisil täiendada lahendatavaid ülesandeid eestikeelse versiooniga. Nagu te näete, siis olemasoleva 1. klassi õppetunnid on inglise keeles. See tähendab seda, et ka ülesanded on ingliskeelsed. Ja nüüd, mil on meil tõlgitud 1. klassi ülesanded, tahaksin neid sellesse kursusesse juurde lisada. Selleks ma vajutan siia nupule lisasisu, valin välja 1. klassi matemaatika eesti keeles. Kui teil on kasutusel 2., 3., 4. või 5. klass, siis te saate jätkata ka enda kursuseid olenevalt siis sellele, et mis klassi materjali kasutate. Vajutan 1. klassi matemaatika peale ja siin kuvatakse siis mulle kõik need õppetunnid, mis antud klassi teemaks on. Kerrides allapoole otsin üles käsitletava teema ja võtame näiteks aeg, täis ja pooltunnid. Vajutan siia kopeeri. Tuleb teade, et on kopeeritud. Ma võin siit ka lisada juurde veel mõningaid õppetunde, et vajutades lihtsalt kopeeri, jällegi võtame selle mõõtmine ja sentimeetrid. Et ma võin neid kopeerimisi teha siin mitu, kas või kõik ülejäänud, mida ma arvan, et võiks tulla kasuks. Nii, aga 2 õppetunnist piisab vast. Näidiseks kerin ülespoole tagasi, vajutan sulge ja saan tagasi minna või suunatakse mind tagasi õpetaja töölauale. Nii, kus need õppetunnid on kopeeritud? Kerin õppetundide nimekirja lõppu ja siin ma näengi, et on 2 eestikeelset õppetundi, aeg, täis ja pooltunnid ja mõõtmine. Saate jätkata samamoodi nagu tavaliselt, et kindlasti vaadake üle, millised ülesanded te annate õpilastele lahendada, millised mitte. Selleks soovitan need läbi testida, et tuletan meelde, kui silm on sinine, siis õpilane näeb seda ülesannet. Kui silm on jällegi hall, näiteks klõps silma peale, siis antud ülesannet õpilane ei näe. Ja kui need ülesanded on läbi vaadatud, mida anda lahendada, mida mitte, siis kindlasti õppetund muuta avalikuks. Nii, ma lähen töölauale tagasi. Et see variant, mis ma teile näitasin nüüd, et kuidas õppetunde antud kursust täiendada eestikeelse versiooniga, see annab võimalust jätkata õpilastega antud kursusel, kus nad on juba lahendanud. Analüütika jääb kõik eelnev alles ja täieneb veelgi. Mis on minu soovitus on see, et see avatud õppetund, mis nüüd sai kopeerida, kerida, lohistada teda ülespoole, lihtsalt haarates noolest kinni ja lohistada siia nimekirja lõppu, avatud õppetundide nimekirja lõppu. Et endal tekib ka selline hea ülevaade, et millised on juba lahendatud õppetunnid ja mis on siis järgmine, tekib selline hea ülevaade. Ja, on ka võimalik teistmoodi eestikeelset versiooni kasutusele võtta. Kui ma valin kursuse loetelust uus kursus,
saan valida siit esimese klassi matemaatika eesti keeles. Teen ümbernimetuse. Ja kindlasti teil on õpilased juba juurde lisatud eelnevale kursusele, siis ma saan õpilasi kopeerida eelnevast kursusest. Siin ma võtan enda välja ja OK nupule vajutades siis õpilased kantakse antud uuele eestikeelsele versioonile. Praegu mina panen siit katkesta ja saan teile soovida edukat eestikeelse versiooni kasutamist. Aitäh!